et mul oli küll see klassikaline tõrearst seal terve see 3 IUI vältel, võib-olla 3. IUI-ks ma sain ühe naeratuse, aga noh, jällegi ma ütlen, kuna ma olen pigem siuke ratsionaalne inimene, et minul isiklikult ei ole tegelikult nii väga vaja, et keegi seal naerataks ja hoiaks mu kätt, et ma tean, et ma olen siin mingi eesmärgiga ja teie saate mind aidata ja nii on, et ma olin ikkagi ka nendele riiklikele arstidele tänulik, aga see atmosfäär ja tegelikult see arsti suhtumine kuidagi oli küll natuke nagu liinitöö. Ja siis, kui ma tulin teekliinikusse, isegi kui ma arvasin, et mul ei ole vaja seda käehoidjat ja mul ei ole vaja seda naeratust, siis kui kõik sulle järsku naeratavad ja hoiavad su kätt, siis tõesti oli siuke tunne, et issand jumal, et vau, nii soe tunne oli sealt lahkudes tõesti kohe peale esimest visiiti, et no rääkimata administraatoritest, kes sind vastu võtavad, siis muidugi mu arst Ailen Aluri kohe jättis mulle nii sooja tunded kuidagi, ma ei tea, meenutas mulle mu ema millegi pärast energia mõttes, et mu ema on käest siuke soe ja avatud ja mitte üldse üleliia, ega meil eestlastele ei meeldi, et keegi seal kukku nunnutab sind, et kuidagi ikkagi nagu praktiline ja konkreetne, aga soe ja siukene lootustandev. Siis muidugi, kui meid õe juurde viidi, kes rääkis meile ka seal mingi dokumendide protsessid läbi, see õde oli kuidagi nii positiivne, et te olete nii noored ja tegelikult see on nii hea ju, et teil ei ole tervisega midagi olnud ja et vaatame kõik positiivsed küljed läbi ja et mingi, et keegi midagi lubada ei saa, aga selles mõttes tõenäosused on siin väga head, on ju, et me näeme igast asja siin kliinikas ja hästi siuke kuidagi, et inimesed olid nagu nii õnnelikud me olime olnud mingis mustas augus 4 aastat, on ju, et see kõik on kuidagi nii tume ja kurb, et järsku sa lähed sinna kliinikusse ja kõik on siuke soe ja nunnu ja aeg on, te olete noored ja et see jättis kohe siukse väga hea ja sooja tunde.